Hei kõigile ja tere tulemast! Täna sukeldume Joan Keho raamatu Mõttejõud põnevasse maailma. Me uurime koos, kuidas sinu sisemaailm, jah, just sinu mõtted ja tunded, loob sõna otseses mõttes sinu välise reaalsust. See on teekond, mis võib muuta su arusaama sellest, mis elus üldse võimalik on. Ja alustame kohe ühe päris julge mõttega Kehoilt endalt. Mõtle korraks. Meil on tihti õpetatud, et oma edule keskendumine on kuidagi isegas, aga Keho pöörab selle täiesti pea peale. Ta ütleb, et just sinu edu on see, mis maailma edasi viib. Sinu ebaõnnestumine ei aita ju kedagi, nii et edukas olemine pole mitte isegus, vaid hoopis vastutuse võtmine. Niisiis, mis meid ees ootab? Esmalt vaatame, kuidas reaalsus tegelikult toimib. Siis uurime, miks me tihti kinni jääme, edasi liigume praktiliste tööliistade juurde, õpime enese aktsepteerimist ja lõpuks vaatame, milline on see imeline tulemus, mis meid selle teekonna lõpus ootab. Okei, alustame siis päris vundamendist. Enne kui me saame midagi muuta, peame aru saama, millega meil tegu on. Ja see arusaam võib esialgu tunduda, päris radikaalne. Kogu Keho ja filosoofia sai tegelikult alguse ühest tema isiklikust ja väga sügavast kogemusest noore mehena. Ta tajus hetkeks, et tema teadvus ei ole piiratud tema kehaga, vaid on osa millestki palju suuremast. See hetk muutis tema jaoks kõike ja pani teda uskuma, et me kõik oleme universumiga üks. Ja see polegi mingi müstika. Huvitaval kombel toetab seda ideed ka kaasaegne füüsika, näiteks holograafilise universumi teooria. Mõtle sellest nii. Kui sa murrad hologrammist väikese tüki, siis see tükk ei näita mitte ainult osapildist, vaid tervet pilti, lihtsalt natuke udusemalt. Ja täpselt nii on ka meiega. Igaüks meist on osa suurest energiavõrgust ja sisaldab endas potentsiaalset kogu tervikut. Meie mõtted on energia, mis mõjutab seda võrku. Okei, see kõik kõlab ju võimsalt. Aga kui meil on selline vägi, siis miks me tihti tunneme, et elu lihtsalt juhtub meiega? Miks me tunneme end ohvritena, mitte loojatena? Siin ongi see konks. Enamik meist elab vaikimisi niinimetatud välismaailma domineerimise all. Me reageerime kõigele, mis ümberringi toimub, meie mõtted on hajevil ja tulemused on, samasugused. Tõeline jõud peitub aga sisemaailma domineerimises. See on teadlik valik keskenduda ja luua oma reaalsust seespoolt välja poole. Ja see põhimõte on tegelikult iidvana. Keho toob näite piiblist, mis ütleb, et kellel on, sellele antakse juurde. See räägi rahast ega asjadest, see räägib teadvusest. Kui sinu teadvus on täis küllust ja võimalusi, siis universum annab sulle neid juurde. Kui see on täis puudust ja hirmu, siis saad ka seda juurde. Nii lihtne see ongi. Nüüd aga jõuame asja tuumani. Kuidas siis seda muuta? Kuidas hakata oma sisemaailma päriselt valdama ja panna see enda kasuks tööle? Selleks peame kaasama ühe väga võimsa, aga tihti ignoreeritud partneri. Ja see partner on sinu alateadvus. Kujuta ette, et su alateadvus on nagu kõige viljakam muld maailmas. See ei vali, mis seemned sinna sattuvad. Ta lihtsalt kasvatab kõike, mis sa talle annad. Olgu need siis umbruhi või kaunid lilled. Sinu mõtted ja uskumused on need seemned. Alateadvus lihtsalt võtab need vastu ja hakkab neid reaalsuseks kasvatama. Aga kuidas me sinna mulda neid õigeid seemned istutame? Võti on kordamine. Ühes mõttest ei piisa. Sa pead seda kordama ja kordama. See on nagu raha panka panemine. Iga kordamine on väike sissemakse. Ja lõpuks hakkab see kogunenud kapital sinu heaks ööd ja päevad tööd tegema, isegi kui sa sellele teadlikult ei mõtle. Okei, teooriast aitab. Lähme nüüd päris praktiliseks. Millised on need tööriistad, millega oma meelt treenima hakata ja need seemned istutama asuda? Esimene ja võib-olla kõige tuntum neist on visualiseerimine ja see on tegelikult lihtsam, kui sa arvad. Esiteks, otsusta täpselt, mida sa tahad. Mitte, ma tahan olla rikas, vaid täpne pilt. Teiseks, lõdvestu. Ja kolmandaks, kõige olulisem, kujuta oma eesmärki ette nii, nagu see oleks juba käes, mitte tulevikus, vaid siin ja praegu. Järgmisena, afirmatsioonid ehk positiivsed enesesisendused. Siin on paar lihtsat reeglit. Hoia need positiivsed, olevikus ja lühikesed. Ja nüüd tuleb kõige olulisem osa. Sa ei pea neisse alguses uskuma. See ongi kogu asja geniaalsus. Lihtsalt korda neid. Kordamine ise teeb oma töö ja loob aja jooksul uskumuse. Ja see viib meid tehnikani, mida Keho nimetab istutamiseks. See on nagu visualiseerimine turborežiimil. Võtta iga päev vähemalt 5 minutit, et mitte lihtsalt näha oma eesmärki, vaid seda ka tunda.
tõeliselt tunda seda rõõmu, kergendust, tänulikkust, mis selle saavutamisega kaasneb. Just see tunne on see superliim, mis kinnistab soovi su alateadvusesse. Nüüd, kui me oleme rääkinud eesmärkide seadmisest ja eneseprogrammeerimisest, võtame kursi hoopis teise, natuke ootamatusse suunda. See on midagi, mis läheb vastuollu tavapärase enesearengu mõttega. See on nii vabastav mõte, kas pole? Eesmärk ei olegi olla mingi veatu robot. Eesmärk on olla sina ise koos kõigi oma kiiksude ja omapäradega. Keho nimetab seda rõõmustavaks ebatäiuslikkuseks. Just see teeb sind unikaalseks, huvitavaks ja ehtsaks. Ja kuidas seda eneseaktsepteerimist kasvatada? Üks lihtne, aga supertõhus harjutus on tunnustamine. Pane kirja kõik oma tugevused ja õnnestumised, isegi kõige pisemad, ja loe seda nimekirja iga päev. See aitab sul treenida oma aju märkama seda, mis on juba praegu hästi ja loob niinimetatud edu vibratsiooni. Ja kui sa seda kõike järjepidevalt teed, treenid oma meelt, aktsepteerid ennast, mis siis on see lõpptulemus? Mis on see suur ja suurepärane tasu, mida keho lubab? Ja see ongi asja point. See ei ole lihtsalt nippide kogumik, et rohkem asju või raha saada. Lõppeesmärk on midagi palju sügavamaks. See on terviklikuks, autentseks inimeseks saamine. Inimeseks, kes ei ole enam elu juhuslik ohver, vaid oma rõõmsa ja huvikava elu teadlik ja aktiivne looja. Nii et lõpetuseks jätab keho meid kõiki mõtlema selle võimsa küsimuse üle. Sinu elu on sinu lõuend, sinu meistriteos. Küsimus on vaid, mida sina valid sinna luua. On aeg hakata maalima